Nii, tere siis. Kuidas läks vahepeal teil? Kuidas need teise peatüki täitmised olid, et ma vaatasin ka, mis te siin teinud olete. Aga kuidas endal tunne on? No mul on niimoodi, et ma ei ole nagu sellega jõudnud niimoodi tegeleda. Ma lihtsalt ütlen kohe, et mul on olnud see magistritöö eelkaitsmine ja siis on siin igasugused elulised asjad. See on nii huvitav, kuidas see eelmine nädal on olnud niimoodi, et kõigepealt siis 88-aastane naisterahvas Inglismaal, nii kõva mutt, et sõidab veel autoga ja sõitis rekkale ette täistabamus ja seal on ju rool on paremal pool ja üldse kõik. Ja siis mul oli justkui nagu sellises igapäevases tavalises rütmis oligi niimoodi, et oli see autoõnnetus ja siis järgmisel päeval läks mul maja taga, mees tegi lõket, läks kulu põlema niimoodi, ma olin Tallinnas. Naabrinaine helistab, et tulge ruttu koju, et teil suur tulekahju maja taga. Mul on nagu, mis toimub? Aga läks kõik õnneks ja päästekas tuli välja ja siis mul oli nagu. Ja siis kolmandal päeval oli see mingi perekondlik asi veel, õed-vennad kaklevad kõik omavahel ja siis on nagu selline natuke nagu motivatsioonilangus, aga ma kohe ootasin seda tänast, et saaks jällegi nagu, ma saan täna sellega tegeleda, ma tahan seda öelda. Proovime selle motivatsiooni üles leida siis, jah. Et sinu puhul ma saan aru, ma peaksingi vaatama seda sama Muu stuudio äriplaani, jah? Et sa jääd selle juurde nii-öelda, sest sinu kaustas on päris palju neid erinevaid faile. Et nüüd see, mida mina enne vestlusi vaatama hakkan, võiks olla siis see fail või? Jah, võid küll, sest seda ma siis hakkan täiendama ja selle pealt ma hakkan ka seda easy asja tegema, et need, mis eelmine kord tulid välja, need igasugused väiksemad asjad, mis ma sinna ka võin lisada, et see lugeja saaks minuga sellise personaalsema kogemuse. Sellega ma hakkan nüüd täna tegema. Okei. Aga kui sa nüüd üleüldse nagu jõudsid sa midagi siin enda jaoks täiendada või pigem ei jõudnud lahtigi võtta? Pigem ei jõudnud, jah. Okei, no iseenesest oled sa sellega varasemalt tegelenud ka, et saame, ühesõnaga sellega, mis sa siia oled tänaseks kirja pannud, sellega ma olen kursis, eks ole. Aga vaatame siis hiljem täpsemalt sinu seda peatükki. Kuidas sinul, Kaimo, läks? Ja mina olen ka aus poiss. Olen see, kes vajab märkust oma päevikusse. Kõik on tegemata. Et nii palju on tehtud, kui eelmine kord sai käigu pealt tehtud. Ja praegu ka olen trükkinud sel ajal, kui Monika on rääkinud. Ja, aga sinu puhul ka siis pigem vaatan seda töötukassa vormi, ja? Et see on see, ma nägin, et sa vist täna midagi siia enne vestlust natukene kirjutasid. Ja tundub, et see on nagu lihtsam olla samal lainel teiega, kui võtta täitsa eraldi see EAS-i oma, mis on suht teistsugune, et lihtsalt võib-olla hiljem kuidagi ümber sõnastada ja panna õigetesse lahtritesse. Just. Tegelikult on mul uudiseid ka teile ja võib-olla mitte väga häid praegu, et ühesõnaga saime uudise selle kohta, et praegu on see starditoetuse meede päevapealt nii-öelda suletud, seda toetust ei jagata praegu enam, raha oli neil lihtsalt järsku otsa lõppenud. Et see on nagu selle toetuse puhul olnud tavapärane, et nad mingil hetkel sulgevad selle, siis tuleb uus määrus või ütleme, kui uus, et natukene võib-olla kohendatakse seda ja siis tehakse nii-öelda see uus taotlusvoor lahti. Et see praegune pidi lõppema tegelikult suvel alles, aga nüüd siin mõned, ütleme üks nädala jagu tagasi lihtsalt päevapealt pandi see kinni, aga need äriplaanid, mis olid nii-öelda pooleli ja juba mille osas käisid konsultatsioonid, et ka nemad siis rahastust ei saa. Kui me nüüd arvestame seda, et te mõlemad alles kirjutate äriplaani, siis võib-olla see ei olegi nii halb uudis, et see tõenäoliselt ikkagi avatakse uuesti. Küsimus on siis selles, et eks nad otsivad seda rahastust juurde ja võib-olla jällegi muudavad seda määrust natukene. Et kui natukene tagasi vaadata, siis üks suurim nii-öelda muutus, mis varasemast oli, et
et varem jagati siis kuni 2 aasta vanustele ettevõtetele ja see viimane kord nüüd, kui sealt raha sai taodelda, oli siis kuni 3 aasta vanustele ettevõtetele ja noh, natukene muutusid ka need numbrid, et millistele tingimustele sa siis peale toetuse saamist pead vastama, et milline see käive peab ettevõttel olema ja nii edasi. Aga räägid sellest EAS-i toetusest? Jah, EAS-i jah, sellest EIS-i toetusest räägin, et ühesõnaga see praegu siis sealt ei saa nii-öelda, noh, Monikal ei ole üldse eriti mingit muret sellega antud hetkel, sest kui sa selle töötukassa toetuse kätte saad, siis oleks nagunii pidanud natukene aega tegutsema, ettevõttel juba olema mingisugune nii-öelda tegevus, mingisugune käive ja tulevikuplaan ja siis oleksid sa saanud seda taotlema minna, et suure tõenäosusega see võimalus jääb alles, aga lihtsalt, et siis tuleb ise silmad-kõrvad lahti hoida, et millal nad uuesti avavad ja kindlasti siis tutvuda selle määrusega, et mis need täpsed toetuse saamise tingimused on. Noh, iseenesest see, nagu me eelmine kord ka rääkisime, seesama EIS-i äriplaani põhi on tegelikult hästi universaalne ja kuna tegelikult ei ole see alustava ettevõtja toetus üldse mitte ainukene, mida nad jagavad, et siin on nagu väga palju erinevaid meetmeid, kust seda raha küsida saab, siis soovitan lihtsalt, et kui ühel hetkel on ettevõte nii kaugel, et oleks valmis nii-öelda mingisuguse lisarahastuse ja sellega seoses ka mingisugused lisakohustused peale võtma, et siis tasub kindlasti siin konsultatsioonis käia ja vaadata, et see äriplaani kirjutamise kogemus ka sinul, Kaimo, nüüd kindlasti, ma usun, ära kulub, et äriplaane saab ju esitada erinevatele toetustele ka tulevikus, eks ole, et lepimegi siis niimoodi, et kirjutame mõlemad praegu seda töötukassa põhjal, et ega see teisele põhjale kirjutamine midagi eriti teistsugust ei ole. Et need põhimõtted jäävad ikkagi samaks põhimõtteliselt iga äriplaani puhul, et lihtsalt selline teile teadmiseks, et praegu on see meede siis kinni. Vot. Ja millal avatakse, ei tea, et eelmisel korral oli ka, et pidid avama ühel ajal, aga tegelikkuses tuli ta ikkagi mitu kuud hiljem nii-öelda, et lihtsalt ise hoida nagu ennast kursis ja kui meil see info nüüd peaks tulema siin selle aja jooksul, kui me seda koolitust teeme, et siis ka kindlasti hoiame kursis. Nii, aga ma arvan, et sellest teisest peatükist me rääkisime eelmine kord piisavalt, eks ole, et neid samu asju me enam kordama ei hakka. Aga tere. Triin on seal, saad järgmisest uksest minna paremale. Et ühesõnaga see teine peatükk siis las ta jääb praegu, saate selle kallal nokitseda, et ta kindlasti võiks saada selline üheks hetkeks, et te ise sellega nagu rahul olete, et kui ise läbi loed, siis on selline mõnus põnev lugemine, sest kui sul endal tuleb uni peale lugedes, siis võid kindel olla, et lugeja tunneb umbes sama, et proovi siis sihuke põnevaks teha see. Nii. Mõtleme nüüd. Väga meeldiv. Meil tuleb ikkagi üks osaleja juurde. Et siis on meil üks neiu siin ka. Nüüd ma panen selle ekraani ka siis tööle, et tema ka näeb, mis ma siin jagan teiega. Saate seni oma nendesse äriplaanidesse võib-olla lugeda, mul läheb siin natukene aega. Kas sulla Havemi töötab või? Töötab küll, jah. Ma sätin selle ekraani ka siin ülesse siis. Pidingi just küsima, et kas sa, Kaimo, plaanid millalgi meile siia ruumi ka tulla või jääd Zoomist osalema. Mõtlesin, et saan ise ka mõnikord kodus teha. aga siis... Pigem vist hetkel ei näe küll, et tuleks. Hetkel ei näe, et ta tuleks. Ja tundub, et see veebiteel on lihtsam. Sul on vaja wifi parooli, jah?
Võite julgelt siis seni oma neid äriplaanikesi lugeda, ma sätin need asjad, siis ma annan märku teile. Kas sinna äriplaani nagu algusesse, kui mul on muu stuudio, et siis kas ma võin enda pildi ka panna või? Ikka võid ja, et sellest eelmine kord vist korra oli juttu ka, et võid julgelt panna, sest siis tekib nagu lugejal kohe päris alguses, äriplaani alguses sinuga selline isiklik side on ju, ikka võtsin vale selle, siin on sinu oma. Silvia, kas sina leidsid enda selle kausta üles ja ma tõstin su äri? Okei. Mul oli enne tehtud juba. Siis ma kustutan sul selle tühja faili siit ära ja jääb seesama, mis sa ise siia lisasid. On ju? Et ega ta on nagunii üks ja sama. Nii, siis on sellega ka korras. Nii, aga lähme siis kohe edasi sellega. Nüüd me võtame ette selle kliendi peatüki. Ja mina teen teile jälle siia sellesse äriplaani põhja, mis siin siis suures kaustas all on see äriplaani põhi. Teen teile siia veel neid lisamärkmeid. Kliendi peatükk on siis 3. peatükk. Nii, ja hakkame siit siis minema. Et te olete nüüd läbi mõelnud selle, et kes te ise olete, eks ole, see eneseanalüüs on tehtud või võiks olla. Siis lähme selle kliendi peatüki juurde. Nüüd oleks vaja mõelda läbi, et kes su klient on, kes on see, kellele sa hakkad oma teenust või toodet müüma. Ja siin on hästi oluline mõelda selle peale, et kes on see tüüpiline klient. Ehk siis kuigi tundub võib-olla, et seda on natukene raske selliselt sõnastada, siis meil oleks vaja välja mõelda, et kui vana see klient võiks olla, mis soost ta võiks olla, tema asukoht, hinnatundlikkus, eks ole, et kuigi paljud teenused või tooted on võib-olla sellised, mida võib nii-öelda tarbida ükskõik kes Eestist või vähemalt tahaks alguses selliselt vastata, siis siin me üritame leida üles selle kliendigrupi nii-öelda, et keda on sinu klientide hulgas kõige rohkem, ehk siis, et mingid parameetrid siin välja tuua tuleb. Eelkõige on seda vajalik teha sellepärast, et me saaksime siia juurde tuua ka statistika, et kui palju selliseid inimesi üldse elab Eestis, siis, sest kui me räägime Töötukassa põhjast, siis nemad on ju suunatud just nimelt sellele, et Eesti klient ja Eesti toode ja Eesti teenus, eks ole. Et kellel on suuremalt plaanid võib-olla ka välisklientidele või mingid sellised mõtted, et tahaks eksportida ja kõik need asjad, et siis seda kõike võib, aga seda ei pea siin lihtsalt mainima. Et siin siis keskendumegi sellele, et enamasti on 2 kliendigruppi, ongi erakliendid ja ärikliendid, eraklient. Ja mõeldagi siis läbi see, et kes see minu peamine eraklient on. Et kas ta on pigem mees või pigem naine. See ei tähenda, et kui sa kirjutad siia, et ta on pigem naine, ehk siis see, kes selle ostuotsuse teeb ja see, kes
nii-öelda tasub sinu selle toote või teenuse eest. See ei tähenda, et need, kes jäävad väljapoole seda määratlust, et nemad ei võiks osta, aga lihtsalt esmalt oleks siin vaja ära kirjutada see peamine klient ja seejärel võid tuua, et minu kliendid võivad olla ka, noh, mitte küll kirjutada niimoodi, et päris kõik ülejäänud, aga et tegelikult on see minu kliendigrupp on nii-öelda laiem, eks ole. Et saab nagu selle siia juurde tuua, aga kindlasti oluline, et kes see peamine klient on. Sugu, vanus kindlasti oluline ja asukoht ka, et just, et kas sa paned siis kuidagi linna või maakonna täpsusega või kuidas sa seda nagu määratled ja pärast tuleb leida nendele parameetritele juurde statistika. Ehk siis, et kui sa oled öelnud, et sinu peamine klient on naine vanuses 40–50 ja asukoht on tal näiteks Tallinn, et siis me saamegi Statistikaameti kodulehelt kätte selle, et kui palju neid inimesi on. Mida suurem see kliendigrupp on nii-öelda, et mida suurema numbri me saame tuua, seda parem, sest et me teeme siit ka järelduse, et mitte nad kõik ei ole sinu kliendid, aga nendest mingi teatud protsent on sinu kliendid. Et see on vaja nagu siin välja tuua. See on nüüd erakliendi puhul. No hinnatundlikkus on selline asi, mis on nagu suhteliselt selline meelevaldne järeldus võib-olla, me tegelikult ju ei tea, aga saab siin käsitleda lihtsalt nagu seda sõnastust sättida niimoodi, et kas su klient siis pigem on hinnatundlik või ta pigem ei ole hinnatundlik. Et kuidas endal see tunne on ja kas see on nagu määrava tähtsusega, kas see on mingi selline vajalik, ütleme, esmane toode või teenus, mida klient vajab või see on pigem mingi selline asi, millest on nagu lihtne loobuda, kui mul on majanduslikult raskem aeg või see on mingi asi, millest ma kindlasti ei saa loobuda, et ma pean selle niikuinii ostma. Nii, ja lisaks sellele, et me vaatame eraklienti, on enamikel juhtudel ikkagi ka ärikliendid kõikidel teenustel ja toodetel ja kui sulle isegi tundub, et esialgu, et ei ole, siis mõtle uuesti, et tõenäoliselt on, vähemalt saab selle siia selliselt kirja panna, et minu toodet või teenust võivad osta ka ärikliendid ja siis tuua kindlasti välja, et mis valdkonna ettevõtted need võiksid olla. Samamoodi jällegi, et kas see piirkond on määrav, et millises piirkonnas see ettevõte tegutseb või ta võib tulla üle Eesti minu juurde. Ja kes siis ettevõttes on see otsustaja, kes otsustab, et me tarbime seda sinu toodet või teenust. Ma saatsin eelmine nädal küsitluse kõikidele supermarketitele. Otsin üles need personalijuhid ja ainult üks vastas, sest ma tahan supermarketitele pakkuda, see on selline väga suur amps, eks ju, aga pakkuda just sellist teenust ja ainult üks on vastanud, nii et ma pean uuesti üle küsima selle asja. Absoluutselt, et seal ongi kindlasti see, et sa saadad kirja, see on niisugune esimene soojendamine, siis ei jäta mitte jonni, vaid vajadusel kirjutad veel või siis helistad, eks ole, et ma saatsin teile kirja, kas te olete seda märganud, et lõpuks sa need vastused ikkagi saad suure tõenäosusega vähemalt enamusele, et eks see ongi niimoodi, on neil ka samamoodi kiire, nagu meil kõikidel teistel on kogu aeg kiire ja kes peale käib, see ikkagi saab selle vastuse, kui ta väga tahab. Nii, aga nüüd, kui me mõtlemegi selle sama peale, et see tüüpiline klient on ära kirjeldatud, kindlasti välja võid tuua siia siis ka selle, et kes ei ole tüüpiline, vaid lihtsalt, et kes see võib olla nii-öelda lisaks sellele, kelle sa siin oled ära kirjeldanud. Ära kirjeldada, selle võid. Aga miks seda nagu vaja on,
lisaks sellele, et sa teaksid, kui palju neid potentsiaalseid kliente sul üldse olla võib, siis hästi lihtne on edaspidi hakata mõtlema selle peale, et nüüd ma tean, kes ta on, kui vana ta on, kus kohas ta on ja siis tuleb siia meil hiljem juurde ka see, et milliseid kanaleid ta kasutab üleüldse info otsimiseks, et kuidas sa selle kliendini jõuad ja kuidas sa temale seda turundussõnumit saad sihtida. Et ühesõnaga seda kliendi peatüki mõelge nii laialt kui võimalik, sest et siit edasi, kui me mõtleme selle toote ja teenuse peale, siis ongi täpselt see, et kuidas me nüüd selle kliendini saame selle teadmise viia, et kuidas ma teen temale selle pakkumise atraktiivseks ja panen ta seda ostuotsust tegema, eks. Et proovige hästi laialt nagu mõelda seda kolmandat. Ja praegu ka, ega kui tuleb samal ajal mingeid neid mõtteid pähe, siis hoidke oma äriplaanid lahti ja pange sinna neid märksõnu kirja, sest need on võib-olla mingid väga väärt mõtted, mis kohe esimesena pähe tulevad. Nii, kui see tüüpiline klient on ära kirjeldatud ja oled enda jaoks selle poole lahti mõelnud koos statistikaga, et seda kindlasti mitte ära unustada, siis on meil ka selline osa siin, et tunnen oma klienti ja oled tänaseks teinud juba mingisuguseid eelkokkuleppeid. See eelkokkulepete tabel on nüüd üks selline asi, mis võiks valmis saada selle koolituse lõpuks, et kui sa oled selle äriplaani kirjutamisega lõpusirgel, siis viimane koht võib-olla ka veel, mida täiendada, on täpselt seesama eelkokkulepete tabel. Ja siin on tähtis see, et sa oledki sisuliselt juba oma klientidega suhelnud, sa oled nendega ühendust võtnud, neile pakkunud, et sul on peagi plaanis asutada oma ettevõte ja hakkad pakkuma mingit teatud teenust või toodet ja et juhul, kui mina selle ettevõtte ära teen ja teenuse pakkumise või tootemüügiga alustan, siis kas sa ostaksid ja siin peakski kajastuma siis mingit teatud arv neid eelkokkuleppeid, et tema lubab, et ta ostab. Selle eelkokkulepete tabeliga on selline lugu, et ma ei ole kuulnud kordagi, et neid nimesid siit oleks läbi helistatud. Teil endal on kindlasti parem, kui need on päris eelkokkulepped, mitte fiktiivsed, sest et see annab selle kindlustunde, et kui ma nüüd alustan, siis mul hakkab kohe ettevõttele ka tulu tekkima, et ma saan kohe müüma hakata. Aga oluline on, et siin tabelis ikkagi oleks, neid võiks olla, vähemalt 5 eelkokkulepet võiks ikkagi olla ja on kasutatud kindlasti ka oma tuttavaid lihtsalt ja ka see on okei, sest sageli, kes see meilt esimesena ikka ostab, et lihtne on müüa ju tuttavatele ja kuna selle mõte on ka see, et sa oled juba suhelnud, siis kellele sa ikka esimesena oma ideed tutvustad, eks. Aga eelkokkuleppe tabel on seal kuskil, sest mul seda ei ole oma selles, ma panen selle kinni. Ma vaata ei tea ka, et kas sina tõmbasid ise selle põhja endale sealt Töötukassa. Okei. Saad lihtsalt selle kopeerida siia siit endale äriplaani ja võid kasutada ka mingisugust muud vormi, aga sisu peaks olema nagu sama. Eesmärk ongi just nimelt see, et Töötukassa mõistes on hästi oluline, et kui sa alustad oma ettevõttega, et sul nagu hakkaks tekkima see finantsid ettevõtte kontole nagu võimalikult varakult, eks ole. Et tavapärane on see, et Töötukassale esitatakse see äriplaan koos vägeva turundusplaaniga, et ma teen kohe esimesel kuul ära oma kodulehe ja siis teen sotsiaalmeedias reklaami ja kliente tuleb ja tööd on palju. Aga kuna Töötukassale esitatakse ka mitu järelaruannet, siis nendes sageli kajastub see, et mul olid küll suured plaanid ka turunduse osas, aga paraku need lükkusid edasi ja tegelikkuses jõudsin oma kodulehega võib-olla alles poole aasta pealt sinnamaale, et klient võiks ka sealt nagu leida endale sobivad teenused ja tooted, sest paratamatult iga liigutus võtab aega ja tavaliselt rohkem, kui me oleme planeerinud, eks. Ja sellepärast see eelkokkulepete tabel on nagu eriti oluline, et isegi kui sa ei jõua kohe alguses teha turundust soovitud mahus või soovitud viisil, siis sa tead, et sul on vähemalt mingisugused eelkokkulepped olemas ja
juba ainuüksi see teenuse või toote nagu sisse töötamine, et sa saad ka seda kliendi tagasisidet, et ka selle nagu tagab see tabel ära, eks ole. Ja kuidas seda tabelit täita, siis see võikski olla täpselt niimoodi, et sul on erinevad teenused ja tooted, et sul võiks olla nende peale eelkokkuleppeid igale ühele, kui vähegi võimalik, eks. Ja mõnele võib-olla ka mitu. Oluline on siin ka see teenuse maht kokkuvõttes, et ma pigem soovitaksin niimoodi, et paari kuu mingi teatud protsent müügist võiks olla selle tabeliga kaetud paari esimese kuu puhul. Et just nimelt sellepärast, et see sama aeg, kus sa alles ettevõttes nii-öelda lükkad oma seda turundust ja asja käima, et jõuda nagu selle kliendini, kes sind veel üldse ei tunne, et sul vähemalt mingisugune protsent on ikkagi kaetud just nimelt selle sama tabeliga. Aga kas see tähendab seda, et mul Töötukassas on praegu selline asi, et ma ei tohi üldse, mul on oma see Facebooki lehekülg on ja see Mu stuudio, mille ma panin, kui ma töötuks hakkasin, ma panin pausile, panin kinni. Et kui ma näiteks oma seda põhireklaami teengi sotsiaalmeedias, et kas ma siis ei riski selle töötukindlustuse igakuise maksu kaotamisega, kui ma nüüd näiteks, kui ma tahangi endal seda eelkokkuleppelist tabelit täitma hakata ja näiteks juba kuulutangi välja, ma ei tea, et on kunstihommikud jälle juulikuuses, eks ju, et siis kas see nagu kuidagi vastuolus ei ole sellega, et ma olen töötu ja ise reklaamin, et tulge mulle? No tegelikult see on selles mõttes, et sa saaksid need asjad, mis sa oled teinud ka eelmisel suvel, eks ole, sa saad panna nad kirja proovitöödena, ehk siis, et kui sa ka sellel perioodil olid töötu, siis sa ei saa rääkida, et sa said sellest tulu. Ja samamoodi, kui sa plaanid nii-öelda nagu nüüd sellel suvel, mis meil tulemas on, sarnaselt neid asju teha, et siis kindlasti siin selle toetuse juures kogu aeg meeles pidada, et samal ajal teha kusagil turundust niimoodi, et sa müüd, ehk siis, et sa saad ka tulu, seda ei tohi. Aga siis sa saadki kajastada seda mitte nagu tuluna, vaid võidki öelda, et see oli mul proovitöö, et ma tegin seda lihtsalt kogemuse saamise mõttes ja tulu ma selle eest ei saanud. Või siis samamoodi, et kirjutadki, et võib-olla on sul juba teada seal mingisugune perekond Kask või kes iganes saadab sulle oma 3 last sinna kunstihommikusse ja see kunstihommik võib sul toimuda ka mingisugusel järgmisel vaheajal, kui sa soovid nagu kindlasti kajastada seda, kui palju sa selle eest tulu saad, on ju. Et siin nagu selles mõttes jää nagu tõe lähedaseks, aga samas kajastaks neid asju ikkagi niimoodi, et need on sinule soodsalt siia kirja pandud. Ja kui siin nendes eelkokkulepete tabelis kokkuvõttes midagi muutub, et mõni kokkulepe langeb ära või mõni tuleb juurde, siis ka see on täiesti okei, et keegi ei kontrolli hiljem seda, et kas teil päriselt kõik need eelkokkulepped realiseerusid, sest et see on täpselt sama muutlik nagu ka see äriplaan on ju. Selle ajaga, kui teie siin need kirja panete ja siis selle äriplaani menetlusse panete ja seda menetletakse ja kui ükskord see teenus või toode on kliendile müümiseks valmis, selle aja peale võib temal see isu ammu läinud olla. Aga oluline on siin just see, et ta on olnud valmis sinu käest seda ostma ja siin ka see, et mis summas siis teil see kokkulepe tehtud oli. Hiljem, kui see tabel on täidetud ja siin on siis kajastatud nii eraisikuid kui ka ärikliente võib-olla, et panedki siia mingisugune, ma ei tea, mingisugune OÜ, mis iganes samamoodi võib sulle lubada, et ta tuleb sinu juurde mingisugust üritust tegema, on ju. Et tuleb teeb oma suvepäevad või mingisuguse meeskonnaürituse sinu juures, et siis samamoodi neid keegi läbi ei helista. Üldiselt ei ole kordagi nagu kuulnud seda. Ja et see võib muutuda juba ka seetõttu, et teie näete siin ette mingisuguse ajakava eeldades, et te saate esimese korraga selle toetuse, aga see ei pruugi niimoodi minna. Et kui sa arvestad, et sa näiteks juunis saad toetuse ja kohe juunis on sul esimene klient, aga tegelikkuses saad sa esimesel korral eitava vastuse võib-olla
ja pead selle äriplaani ära täiendama, uuesti esitama, siis juba selle võrra see ajakava lükkub edasi, eks ole. Aga ikkagi lähtume siin sellest, et saate esimese korraga toetuse ja et need on need esimese paari kuu jooksul kliendid vähemalt võiks olla siin, et neid ei pea siin nüüd üüratult palju olema, aga ütleme jah, sihuke 5-6 eelkokkulepet ikka võiks olla. Natukene sõltub äriplaanist ka, eks ole, et kui need on, ütleme, €2 tooted näiteks, et siis võiks neid kindlasti olla rohkem, sest muidu ei ole seda mahtu rahalises mõttes, aga teenuse puhul võib-olla jah, sihuke hea, kui vähemalt 5-6 eelkokkulepet on. Nii, ja siin, et kui mõeldagi siis selle peale, et kust kohast ma need eelkokkulepped saan, siis sageli need ongi läbi tutvuste ikkagi, et võid loomulikult ka kajastada seda, et sa tegid selle küsitluse ja juba selle tulemusena võib-olla seal keegi jättis oma kontaktandmeid ja oli sinu teenusest või tootest huvitatud. Selle küsitluse juurde me ka jõuame. Et kliendiuuring tuleb teha niikuinii. Et ka sealt on võimalik saada neid kontakte või siis tõesti täpselt see, et ma olen lihtsalt nii-öelda oma, kuidas ma ütlen, siis see nagu sisuliselt hobi, olen oma seda hobi või huvi sotsiaalmeedias reklaaminud ja mul on sealt tulnud potentsiaalseid kliente, aga ma lihtsalt ei ole saanud neile müüa, sest mul ei ole ettevõtet, mul ei ole nii-öelda nagu luba müüa oma teenust või toodet, on ju. Et see on lihtsalt selline sõnastamise küsimus tegelikult. Et saad need siia kirja panna ja siis saame ka vaadata nii-öelda üks-ühele, et saame sinu äriplaani põhiselt arutada need asjad läbi, et kuidas seda kajastada. Super. Ja siis, kui see tabel on täidetud, siis lõpuks tulebki siia tabeli ette selline jutukene, kuhu lähebki siis täpselt seesama asi kirja, mida siin küsitud on, et kuidas sa need eelkokkulepped siis said, mitme kliendini sa tänu sellele jõudsid ja mis see maht on, et selle võiks ka kindlasti lisada. Kuidas ma need eelkokkulepped sain? Et need siis jäävad siia päris lõppu, et see on nagu selline asi, millega kindlasti praegu ei pea nagu nii väga pead valutama, aga lõpuks peaksid need siin ikkagi kirjas olema. Nii, ja siis olukord ja trendid. Et see kõik nagu käsitleb kokkuvõttes ikkagi seda, et missugune see olukord on ja et kas kliendil on üleüldse nagu vajadus või huvi selle teenuse või toote järgi ja siin täpselt samamoodi see olukord ja trendid valdkonnas. Siin on oluline kindlasti see isiklik tunnetus, sest et kui te selles valdkonnas tahate äri teha, siis kahtlemata teil on mingisugune nägemus sellest, et kuidas olukord praegu on, miks seda minu teenust just vaja on. Aga kajastage seda olukorda turul nii-öelda ka endale soodsast vaatenurgast, et on olnud ka juhtumeid, kus inimene kirjutab näiteks, et tegelikult on käsitöömeistreid turul nii palju, et ega tõenäoliselt minu tooteid keegi osta ei taha. Aga siis jääbki küsimus, et miks seda äriplaani kirjutada, et prooviks ikkagi panna niimoodi kirja, et see on nagu kuidagi teid soosiv. Teie on olnud ja et teid ennast nagu soosiv selline vaade sellele asjale, et miks see oluline on. Ja lisaks sellele, et teil on see isiklik arvamus, sellest üksinda kindlasti ei piisa. Oluline on, et te leiaksite mingisugused toetavad väited, artiklid, võib-olla on raamatutes kirjutatud midagi või räägitakse üldiselt meedias kuskil samamoodi. Tõenduspõhiselt. Ja just, et kui mõelda ka sellele, et kuidas ma siis nendele allikatele viitan, siis tegelikult ka sellisest viitest täiesti piisab. Kui see nüüd oleks mingisugune artikkel, siis võib-olla oleks mõistlik panna siia aktiivne link, on ju. Et lihtsalt see peab kindlasti olema, et lisaks sellele, et ise arvate, et teie teenust või toodet on vaja, siis peaks siin olema ka veel arvamusi selle kohta, et keegi veel arvab samamoodi. Ja kindlasti siis jõuamegi nüüd selle isikliku kliendiuuringu juurde, ka see on kindlasti väga oluline. Ja seda võiks siis teha niimoodi, et hästi sageli kasutatakse Google Formsi
ja jagataksegi võib-olla Facebookis tuttavatele mingisugustes gruppides, Instagramis, kus iganes te seda jagada siis soovite. Mida rohkem seal vastuseid on, seda parem, sest et noh, ütleme 20 vastusega ütleb Töötukassa selle peale, et me ei saa nii väikese hulga vastajate põhjal teha mingisuguseid järeldusi, aga järeldusi on meil vaja teha. Ja see uuring kindlasti peaks kajastama seda siis, et olulised küsimused võiksime me tegelikult endale siia juba panna ka, et me kindlasti tahame teada, kes see vastaja on, eks ole. On oluline sugu ja vanus. Noh, sõltub nüüd siis sellest äriideest, et kas see piirkond ise on oluline. Juhul, kui see on mingisugune e-poes müüdav toode, siis võib-olla see piirkond tõesti nii väga ei määra, aga kui sul ongi nagu konkreetselt idee tehagi kas siis see mängutuba või siis tahad sa pakkuda kohapeal seal mingisuguseid teenuseid oma klientidele, siis see on oluline, et kust piirkonnast ta on, eks ole. No, need võivad olla ka maakonna täpsusega, et väga hulluks ei pea seal minema. Nii, siis just nimelt, mis selle uuringu eesmärk on, et mida sa tahad selle uuringuga teada saada. Tõenäoliselt tahad saada teada seda, et kas ta sinu teenusest või tootest huvitatud on ja kui palju ta oleks valmis selle eest maksma. Uuring. Nii siis, et noh, selleks on mitmeid erinevaid võimalusi, seda ei pea tegema kindlasti Google Formsis, võite mõelda mingeid paremaid viise välja, kuidas seda uuringut teha, aga lõppkokkuvõttes on oluline, et tekiksid mingisugune statistika ka sellest ja võib-olla mingisugused head graafikud jällegi, mida lisada, et meil on siin kusagil mingis näidisäriplaanis oli ka. Ma just tegin magistritööst kvalitatiivse uuringu siis poolstruktureeritud intervjuudega. Ja siis sain aru, et igasugune numbriline analüüs on palju lihtsam ja analüüsida mingeid tõlgendusi või mingeid hinnanguid või arvamusi. Ja kahtlemata. No vot, et see on seesama Google Formsis on tehtud mingisugune see kliendi uuring ja välja toodud lihtsalt, et noh, võib-olla ei ole mõistlik kõike nagu sõnaliselt siis kirjutada ja jällegi mingisugune värviline graafik või selline diagramm või asi annab siia jälle niisugust nagu äriplaanile natukene seda värvi juurde ja teeb lugeja pilgu jälle värskeks, eks. Koostasin kliendi uuring kindlasti ongi oluline, et kus kohas see uuring siis nii-öelda oli vastajatele kättesaadav, mis ajaperioodil ta seal kättesaadav oli ja kui palju neid vastuseid siis tuli. No siin ongi, sellele vastas konkreetselt ainult 22 inimest, seda on selgelt liiga vähe. Et tegelikult peaks olema neid palju rohkem. Lõppkokkuvõttes keegi ei vaata, et kes sellele küsitlusele vastasid, aga olulised on need numbrid siin. Et ei hakka ükski menetleja analüüsima pärast seda, et kas Mari vastas sellele küsitlusele 3 korda või ainult 1 korra. Aga lihtsalt, et see number on nagu oluline, sest et see on just see koht, mille põhjal te hakkate nagu järeldusi tegema. Ja siis kajastadagi täpselt, et kui paljud siis nendest olid naised, kui paljud mehed, eks ole, ja vanus on oluline. Ja siis nagu edasi siit kindlasti sõltubki palju sellest, et mida te täpselt teada tahate, aga noh, reeglina on see ikkagi üks ja sama, et kas klient on minu teenusest või tootest huvitatud ja kui palju on valmis maksma. Kuidas see nagu keskmine osa siin nüüd lahendada täpselt mitme küsimusega ja nii edasi jääb ka samamoodi igaühel enda otsustada. Oleme sageli teinud ka seda, et kui saavad need küsitluste nii-öelda põhjad valmis, et siis saadate ka võib-olla saame siin ka koos näiteks, kes jõuab järgmiseks korraks ära teha mingisuguse põhjaga, et saame siin vestluses ka koos vaadata. Saavad teised ka nõu anda, et kas see tundub selline atraktiivne. Samas ei peaks see küsitlus kindlasti olema liiga pikk, sest noh, kui te ise mõtlete, et teete mingisuguse, keegi küsib teilt vastust, on ju, et kas te tahate sihuke 10-15 minutit sellega jännata või tegelikult tahaks nagu kiiremini hakkama saada. Ja
siin on siis kindlasti oluline lõppu veel lisada ka see, et kui klient, kui ta on sinu potentsiaalne klient ja kui ta oleks siis huvitatud sinu teenusest või tootest, oleks mõistlik küsida ka, et ta võiks jätta sulle oma meiliaadressi või mingil muul kujul need kontaktandmed, et sul on võimalik talle hiljem saata infot, olgu see siis meilitsi või mingil muul moel, eks. Aga lihtsalt, et kui ta juba on nagu huvitatud, et siis mitte kaotada temaga seda kontakti, vaid et hoida ta kusagil enda jaoks nii-öelda alles ja siis, kui see ettevõte on ära registreeritud, saab temaga juba võib-olla ühendust võtta. Kogu andmed neilt, kes soovivad jätta. Ehk siis see 3.3 on selle 3. peatüki üks võib-olla siukseid mahukamaid osasid on ju, et siin ongi nagu mitu osa. Alustad sellest isiklikust vaatenurgast, siis toetad seda mingisuguste teiste ja siis lisad siia selle isikliku kliendi uuringu ka veel. On olulised ja selle põhjal sa siis peaksid ka nagu kokkuvõttes, et sa tood küll need uuringu tulemused siia, aga sa ka järeldad, et sa said nagu päris palju mingisuguseid andmeid ja siis teed selle põhjal ka mingid konkreetsed järeldused, et kas see siis on ka sinu kliendi uuringu põhjal niimoodi, et tõepoolest turul on vajadus, kliendid tahaksid nii-öelda osta võib-olla selle valdkonna mingisugust uudset teenust või toodet. Nii, midagi ma tahtsin siia veel lisada. Kindlasti on selle uuringu puhul, nagu kui ta näiteks tehagi Google Formsis, siis kindlasti on selle puhul oluline ka see sissejuhatus nii-öelda, et kirjutad sinna algusesse ikkagi ära, et väga lühidalt küll, aga et kes sa oled ja miks sa seda uuringut üleüldse läbi viid, et miks keegi peaks üldse tahtma sellele vastata. Ja on kasutatud ka seda versiooni, et pakutakse vastu midagi selleks, et rohkem vastuseid saada, et näiteks kõikide vastajate vahel loosin välja mingisuguse odava teenuse või toote, et meelitada. Mirjam, kas sa oleksid õnnelik, kui sa saaksid sellise asja, ma näitan sulle. Kohe näitan. Mul on see kirja taga on midagi. Kohe saab. Kus oled? Mul on juba produktsioon on läinud töösse, vaata, kas sa oleksid õnnelik, kui sa saaksid endale sellise asja? No vot, muidugi oleksin, see on ju väga nunnu. 50 × 70 järgmine nädal läheb raami. Ahah, ei no see on väga äge. Ägedad on ja? Jah. See on igast ägedad mõtted, et ma pean kogu aeg ennast müüma. Või siis ma näitan ühe veel, siis ma näitan veel, see on nagu arvamusi. Need on kõik minu joonistatud. Väga nunnu. No vot, sa saad isegi anda siis valida, et kes võidab, see saab valida. Jaa. Ilusad sa talle paned sinna raami sisse. Juba tuleb. Jaa. Ma tunnen nii puudust sellest, et ma ei saa nagu kunstiga tegeleda, ma pean saama mingeid ülikooli asju. No ma saan ikka kunstiga tegeleda, aga vaata see pilt, see on lihtsalt fantastiline, mis tänapäeval, ma näitan, see pilt on tegelikult see pilt. See on väga sarnane. Kuidas sa teda vähendasid nüüd? Vot,
see ongi see, et ma siin, see on A5 formaat ja sa saad teha selle absoluutselt mis iganes formaadiks. Et väike unistus ja nüüd on ta siuke suur. Näed, seesama krussis lammas on ka siin kuskil. Aga see on lihtsalt, nagu see on see koolituse, selle koolituse nii-öelda inspiratsioon, mis siin toimub. On see, kuna mul see laudaruum, kus mul need galeriid, värgid on, need on kõik lukus nii-öelda praegu, siis siin ta on. Kas tal on nimi ka või? Ma ei tea, Või saab talle oma nime panna? mis me ta nimeks paneme? Öelge mulle. Ma kohe kirjutan siia taha ta nime. Sa võid anda talle nime, Mirjam. Silvia pakkus, et Minni. Mis asi? Minni. Minni. Minni on väga paslik. No, nii kõik lukus, enam ei mõtle. Kirjutasime ära. Minni. Paneme Ja kõikide vastajate vahel loosime välja ühe Minni. Issand, kui väga. Väga armas. Jah, just saada meile ka, siis saame meil on ka võidu võimalus. Jaa. Nii. Väga hea. Kui see Väga hea. 3.3 see suur töö on ära tehtud, siis siin 3. peatükis jääb veel 3.4. Miks see klient sinu teenust või toodet üleüldse vajab? Miks tal on seda vaja? Ja see nüüd peaks olema hästi veenev. Et veel enne, kui see menetleja jõuab 4. peatükki, kus sa räägid talle täpselt ära, mis see sinu toode või teenus on, veel enne loeb ta seda, et miks ta seda vajab. Ehk siis proovi talle see juba siin maha müüa, ilma et ta teaks üldse, mida ta ostma hakkab. Igatahes tuleb talle rääkida auk pähe, et ta vajab seda teenust või toodet. Nii. Ja siin selles mõttes mõte just sellest vaatevinklist, et mõtle ennast selle kliendi asemele nii-öelda, et mitte nii väga selle teenuse osutaja või siis müüja seisukohast, vaid just kliendi seisukohast, et miks tal peaks seda nagu päriselt vaja minema, et mille võrra see teeb tema elu siis nagu paremaks, lihtsamaks, mugavamaks või millist väärtust see talle pakub. Ja otseselt on seotud sellega ka järgmine punkt. Ehk siis, et kuidas ta praegu seda enda vajadust katab või probleemi lahendab. Ehk siis praegu, kui sina veel ei paku teenust või ei müü seda toodet, eks ole. Et kuidas ta saab praegu hakkama, et kui siin on nagu selge, et ta vajab seda, 3.4 teeb nagu selgeks selle, et tal on päris kindlasti seda vaja, siis kuidas ta praegu hakkama saab, kui ta veel ei saa seda osta. Ja samamoodi ka see, et mille järgi, mis see alus siis on, et mille alusel ta teeb otsuseid, et kelle tooteid ma ostan või millist teenuse osutajat ma nagu valin, sest suure tõenäosusega on konkurentsi küll. Ja kui mul siis on valida kliendina, et kas ma ostan sinu teenuse või toote või valin selle asemel kellegi teise, mõne konkurendi oma, et miks see kaalukaus peaks sinu poole ära kalduma, mis see põhjus on. Leitud. Ma vaatan siin, mul on tohutult pilte. By the way.
Ja siin see 3.6 on nüüd selle kolmanda ehk kliendi peatüki viimane osa. Ja siin tuleks siis välja mõelda, et kui palju sul esimesel tegevusaastal saab kliente olema ja miks nii palju. Ja siin on tegelikult see, et me täidame selle lõpuni ära peale finantsprognooside täitmist, mis jääb päris lõppu, et sealt selgub see nii-öelda tegelikkus või vähemalt tegelikkus Töötukassa jaoks. Aga siin võite praegu, kui on tahtmist, siis võite seda ka natukene praegu täita, et võite panna selle, mis te arvate, et kui suur see klientide arv saab olema ja kui me finantsi oleme ära täitnud, siis võib-olla on näha, et kui suur see vahe on selle tegelikkuse ja siis selle nii-öelda päris elu vahel. Ja siis siia tuleb loomulikult lõpuks veel ka see kolmas, et mis see päris elu on. Aga võite ära kirjutada siia, et mis te arvate. Palju neid kliente saab olema? Palju saab olema? Kui ma panen neid pilte, kas ma panen ikkagi nagu nimetan need pildid ära ka ju, pilt 1, pilt 2, pilt 3, et ma lihtsalt ei pane pilte nagu suvaliselt, vaid ütlengi näiteks, mul on siin ju mingid meeskonnakoolituste pildid ka. Siis ma saangi panna näiteks, ma ei tea, väike algharidusõpetajate või lasteaiaõpetajate meeskonnakoolitusega. No niimoodi on korrektsem kindlasti, ikka pane. Jääb nagu, mis inimesed need siin on, okei. Ja. Nii, kas tekkis kuskil selles kolmandas peatükis nüüd küsimusi ka, et kas jäi midagi segaseks, mis tahaks veel üle rääkimist? Ei, see on ikkagi mahukas, see on ikkagi, see uuringu asi tuleb ära teha ASAP. Jah, no tegelikult soovitakski, et tehke vähemalt need küsitluste põhjad ära. See ei tähenda, et te peate need kohe aktiivseks kusagile avalikuks tegema. Enamasti koguvad need küsitlused päriselt vastajaid nagunii 24–48 tunni jooksul, et kui te teda ise hiljem enam kusagile uuesti ja uuesti ei postita, siis suure tõenäosusega ta läheb kusagile muu info alla ja keegi seda enam hiljem üles ei leia, et selles mõttes selle küsitluse avaldamisega on aega, aga kuna me praegu oleme siin kolmanda peatüki juures, see on kõik värskelt läbi räägitud, siis võiks kindlasti selle küsitluse nii-öelda põhja vähemalt valmis teha, et sul on hiljem võimalik teda võib-olla natuke kohendada ja siis. Ma küsin vahel, Merem, nüüd see, mis meil siin ekraanil on, kas ma selle võin ka esitada Töötukassale? Et kui ma nüüd hakkan, ütleme niimoodi, et kui ma hakkaks nüüd nagu värskelt täitma, et mitte, et ma ei täienda seda, mis mul on juba tehtud või täiendan ikka seda, mis mul on juba tehtud, sest mul on suur töö tehtud, 50 lehekülge, mis on teed nalja? Suurem kui mu magistritöö. Selles mõttes sinu sellel äriplaanil, mis sa juba tegid, ei ole ju mitte midagi viga. Sul on see oluline info on siia ära pandud, aga lihtsalt see ongi nüüd nagu hea koht, ma arvan, sinu jaoks, et sa saad täiendada seda ja lihtsalt seda veel olulist infot siia lisada, on ju. Et selles mõttes ära sa ei pea siit nagu, ma arvan, midagi võtma. Lõppkokkuvõttes ma nagunii loen need äriplaanid otsast lõpuni läbi ka, mis te teete, et siis saan anda sulle selles osas ka tagasisidet, et kui nagu kogu see äriplaan läbi lugeda, siis tekib mingisugune tervikpilt, aga ma usun, et sa lihtsalt praegu võiksid täiendada, mitte ära kustutada. Okay. Sest kui sa teda ise juba mitu korda loed ja sina ise tunned ennast kõige paremini, siis sinule võivad olulised tunduda hoopis teised asjad kui nii-öelda sellele värskele lugejale, kelle jaoks see kõik on nagu uus informatsioon. Okay. Et ära saab alati kustutada, seda on kõige lihtsam teha. Ja. Et ma mõtlen, et ma nüüd täiendan ja siis saab vaadata nagu mida lõigata. Siis nagu kompaktamaks, jah, et panen nagu, viskan materjali peale ja siis saab vaadata, mida nagu lõigata. Okei.
just. Ja selles mõttes sellest see on see minu laut, see näeb väga hubane välja. aga see tuleb nüüd välja ehitada nii, et lagi ei pudiseks. Sest Saab sellega loorid on pandud niimoodi, sest et üleval, teine korrus on välja ehitamata, siin oli vanasti hein, oli kõik siin laka peal oli hein ja siis seal, kui mingid hiired või keegi käib, siis on nagu kõik läheb. Aga ühesõnaga jah, see küsitlus, seda on võib-olla isegi natukene lihtsam teha siis, kui meil ka see 4. peatükk saab täidetud, sest et siis saavad konkreetselt need tooted või teenused ära sõnastada, aga järgmiseks korraks proovige see algus ära teha. Ma näitan teile täna veel ühte seda küsitlust ka, mis minu meelest nagu päris hästi õnnestus ja ta sai ka palju vastuseid. Aga see oli suuresti tänu sellele, et ta ise hästi aktiivselt postitas seda ja saatis tuttavatele laiali, et reeglina ikkagi need küsitlused tehakse ära, sest ta on justkui niisugune poolkohustuslik osa, aga need saavad vähe vastuseid ja sealt nagu neid järeldusi teha on nagu ei saa tegelikult nagu põhjapanevaid järeldusi teha ei saa ja seda sageli Töötukassa ka oma eitavates otsustes välja toob. Ta ütlebki, et vastanute arv ei ole piisav, et teha mingisuguseid põhjapanevaid järeldusi, mis on ka loogiline, on ju, et 20 või 30 inimese baasil, kellest vähemalt pooled on tõenäoliselt su tuttavad, nagu teha mingisuguseid järeldusi, et minu toode või teenus on vajalik, et see on nagu selline võib-olla nagu ei ole väga veenev. Et hästi palju on aidanud need samad, et kui sul ongi mingisugused teemagrupid või piirkonnagrupid Facebookis just, et kus on nagu tuhanded inimesed on sinna koondunud, nad ongi võib-olla kohalikud, et sinul, Silvia, on vist mõte teha see mängutuba, on ju. Et kui sa teedki seal, postitad oma sinna piirkonna või maakonna gruppidesse kusagile, on ju, et mis te arvate, et kas see mängutuba on vajalik, kas te tuleksite, kui palju te olete valmis maksma, on ju, et siis selge, et nagu enda inimesed tõenäoliselt vastavad kõige adekvaatsemalt sellele, et mitte inimene Tallinnast, on ju. Võib-olla. Jah, mõtlesin panen natuke kaugematesse gruppidesse siis ka, et kas te olete üldse nõus tulema ja mis tingimustel olete nõus tulema kuskile mujale, sest et äkki nagu siduda ära seda teiste atraktsioonidega, näiteks lähevad sinna Vagenküli vee sellesse spaasse või et kas kuidagi mis tingimustel. Jah, aga jah, päris kindlasti, et me pärast seal turunduspeatükis ka puudutame seda, et tegelikult hiljem ka oma teenust või toodet müüa, see jällegi sõltub küll teenusest ja tootest, aga sageli nagu kui need inimesed nii-öelda on juba koondunud kusagile sinna, ütleme, gruppi, et nad soovivadki olla kursis mingisuguse kindla teemaga või mingisuguse piirkonna uudistega ja seal on nagu neid liikmeid sageli tuhandeid, et siis seda saab ka nagu enda heaks ära kasutada. Et seda kanalit siis mitte jätta nagu kasutamata. Nii, teeks nüüd niimoodi. Mul on kiire küsimus. Ja, küsi. 3.1 statistika. Kas siin oli vaja saada siis reaalsed numbrid nagunii ei saa, umbkaudsed numbrid, kui palju on neid teenuse kasutajaid selles kindlas piirkonnas? See nüüd võiks olla statistika amet, see võiks olla nüüd niimoodi, et kui sa kirjutad ära siia, et kes see sinu klient on, ütle enda näite põhjal konkreetselt, et mis sa siia kirjutaksid, need samad, võtame sinu selle siis näiteks. Kas ma panin su äriplaani kinni või? Ei, see on lahti veel üleval. Ehk siis nüüd seesama, kes sul see peamine klient on? Ettevõtted 50 pluss. Aga sugu? Sugu puudub või kas peab olema sugu? Ei pea alati, aga selles mõttes, kui sa
kui sa mõtled nagu selle peale, et kas siin ikkagi on, kas see sugu selles mõttes nagu määrab midagi, et kas pigem naine jah, et pigem see nagu ütleme, et suurem osa nii-öelda ostjatest, noh isegi kui ta kaldub sinna 60-40 on ju protsentides, et pigem naine, võibki niimoodi kirjutada 50+, pigem naine, aga asukoht Tartu linn või Tartu maakond? No Tartu maakond siis pigem. Tartu maakond. Ma panen selle siia sulgudesse, et see on lihtsalt niisugune väikene märkus, saad ise pärast vaadata, mis sa teed sellega või kas sa teed. Ja siis me tahaksimegi teada seda, et nii avastada statistikat, nad on jälle oma seda muutnud, päris tihti muudavad siin, aga leiame üles küll. Me tahame rahvastikku teada, rahvastiku näitajad ja koosseis. Nii,